Jõuraavas. No pole ammu videosid üles pandud, et nüüd tuleb üks video mul, et läheme käime ümber Võrtsu. Tiiru tänava on üksi, et lähen vaatan. No suurem osa on siuke kruusatee asfalt, et seal mingid väiksed lõigud olid metsa vahel, et läheme marutame. Et noh, kuna on pühapäev, vihmane ka natukene, et kuivana koju ei jõua. Aga noh, vaatame, mis selle ees ootab. Survatajad on ka Võrtsu peal. Ei tea, kas näha on niimoodi neid. No siin on, ütleme, Rannu valla, kunagise Rannu valla üks põhisupluskohti. Trepimäe. Siin saab grillida, siin saab mõnuleda, jaanipäeva pidada. Aga noh, kõik on mõistliku piires. Siuke mõnus koht. See talv tehti siin randa natukene ümber, vist oli mingi jutt, et puhastati ära, kui oli sügisel. Igast talvel oli juba pillirokk kadunud. Siukene suplusrand. Tuleb kilomeetri kõndida, et üle pea vesi oleks. Et ei ole seal tolle tagumise tuka juures, sealt jookseb Emajõe säng, kus on juba suht sügav korraks. Minu lapsepõlv on siin tervenisti peetud. Siin vanasti oli üks, selle sama hoone asemel oli üks suvila, kus ma väikse poisina käisime suht tihti. Aga noh, nüüd on siuke mõnus chillimise koht. See samas, kus need surfarid olid sealt mitte kaugel. Veendi puhkekeskus on ta tegelik nimi. Meie teame teda Trepimäeks, kuigi Trepimägi oli sinnapoole natukene. Nüüd see maa erastati ära ja enam teda ei ole seal. Veendi Trepimäe, kes kuidas tahab ja asuta selle koha peal siin. Paame tuuriga edasi. Veel ma siin tulin korra siia see, kus Trepimäe oli. Need on siin võssa kasvanud puud maas, igasugune siuke naturaalne loodus. Aga ma näitan teile tegelikult asja, kus sai kogu aeg kino. No nüüd on muidugi siin kõik kinni kasvanud, aga siit läheb tee alla. Ja kui ma väike olin, siis siit tee pealt sõideti autodega järve peale ja kui oli
vesi madal, siis sõideti sinna samba, kus ma näitasin, kus enam-vähem see ema ja säng on. Sinnani sõideti autodega välja. Ja siis mindi ujuma, et ei peaks jala käima. Aga siin on, selle mäe peal on natuke mälestusi. Isal oli suur ameeriklane õudsmobiil. Ja siis sellega siit üles oli suht raske saada, siis suure hooga tuldi järve pealt, et siit üles saada, kuna pehme liiv ja olid ajad, ägedad ajad olid. Siin sai kogu aeg käidud grillimas, chillimas. Muidugi meie olime väiksed siis, sellised 10, 9, 12, sellises vanuses olime. Ja siis seal taga on Rannuvalla see laululava. Ma proovin sealt teist kaudu tulla sinna lähemale. Vaatan, palju seal alles on temast. Ilm on super siukseks rändamiseks, vihma sajab korralikult, aga laululavast on näha ainult betoonosa veel. Et siin istuti mööda äärt ja siin betoonosa. Siin on üks trepp, vist oli kunagi midagi selles laadset. Vaatame lähemale. Et jah, ainult betoonosa on jäänud alles. Ülejäänud on kõik läinud, nagu öeldakse. Ja siin oli see laululava. Siin oli peal veel kaar, aga siin on veel natuke puist konstruktsiooni näha all. Siin oli lava niimoodi jooksis sealt mööda äärt. Siin oli peal veel suur kaar. Siin oli, läksid lava peale alla. Peab otsima üles äkki kuskil veel pilte vanu, milline see välja kõik nägi. Päris äge olla. Kuskil arhiivides on kindlasti. Ma arvan, et kellelgi isegi on kodus pilte, kui siin oli Võrtsu mängud. Mina mäletan, viimased vist olid 94 äkki ja 95. Midagi sinna kanti. Et siin oli siis, läks mägi üles ja siis peal istuti siis täis kaares niimoodi. Et seal eespool, kuhu me ATV jätsime, seal on ka WC-d näha. Nendest, mis järgi on jäänud WC-dest. Et midagi ikka on veel säilinud, aga noh, ütleme, betoon säilib kauem. Noh, kui nüüd arvestada seda, et laululava on seal taga veel ja siis WC-d on seal. Kui vetsu häda oli, siis pidid sealt tagant jooksma siia vetsu. Vähemalt tollel ajal oli, kui mina siin käisin esinemas. Ajusopus ikka midagi veel on alles, ei ole päris ära kustunud. Aga noh, ma arvan, et veel 10 aastat siis juba ei mäleta seda ka enam. Me siin olid WC-d, siis kui meie käisime esinemas. Eks peab arhiive lappama, äkki ma leian pildid ka selle kohta kõige. Aga noh, ma olen läbi värk kõik. Me alles alustasime matkamist. Aga noh, lähme sõidame edasi.
no nii, jõudsime järgmisesse kohta, Tamme Paljand. Ka põhikoht meie lapsepõlvest. Vaatame, kuidas säilinud on. Kaamerat peab vastu tagumikku puhtaks püüdkama, ainuke koht, mis on kuiv. Tamme Paljandi matkarada. Vaatame, kuidas säilinud on need seinad, liivaseinad, mis siin on. Seda peaks kuskil minu nimi ka olema kirjutatud. Vähemalt sai kirjutatud kunagi. No siuke puude vahel laveerimine. Ühel pool on tõus, teisel pool on Võrtsjärv. Kevadel suure vee ajal on see vee algik siin. Esimene Paljand juba paistab. See on kõik nimed juba ära kustunud. Hakkame uuesti trükkima neid sisse. No siin on midagi juurde tekkinud, seda ei olnud enne. Kuskil siin oligi, mina ei olnud edasi minu nimi, sest seda ei olnud, see on siin suht värske sein. Kui seal edasi tuleb veel, no ma ei hakka nii kaugele minema. Või oli, ei ta nurka ei olnud, aga see sein oli vanasti ka. Ma vaatan, siin kuskil sai oma nimi kirja panna. Ja noh. 2019 on keegi siin käinud trükkimas. Ja siin nii palju juba üle käidud, 2023 on keegi käinud. Isegi kui tahad, ei leia vanu nime kedagi. Põrutame edasi. Jõudsime Emajõe suunas. Sinnapool on Tartusse ja Peipsisse ära ja siinpool on siis Võrtsjärv. Tuuleloetajad on ka ja ma olen praegu vana silla peal. Viljandi ja Tartu vahelisel maanteelõigul. Puhkealal ka midagi kaevatakse, tehakse, uuendatakse. Vaatame alles. Ma sinna ronima ei hakka, ma tahan vaatame torni minna. Las aju natuke puhkab kiivrist. Aja kohale mingi tipuust. Ma sedast.
väiksed, et taga ei käi. Jah, torn. No nii jõudsime siuksesse kohta nagu Vaiblasse. Vaibla puhtekeskus on siin. Ja siuke ilus rand tehtud. No nii, peab natuke ootama. Kurat, sadu läks nii kõvaks ära, et nagu rahet oleks tulnud. Ootame, kuni pilv ära läheb. Tolle pilve alla sattusin seal, halli pilve alla. See väikse pausi ja siis paneme edasi. No nii, nüüd me jõudsime Oiu sadamasse. Siin on Oiu restoran ja kus siis tehakse puuküttega ahjus, tehakse söe peal pitsasid. Ma olen paar korda käinud söömas, on päris hea olnud. Siis seal taga on laudteest matkarada, kus saab ringi jalutada. No siuke perega on hea tulla, süüa ja lihtsalt olla, nautida ilma. Mitte muidugi siukest ilma, aga päikse paistab. Seal on Oiu restoran, kus saate söömas käia. Mis on nagu huvitav on see, et kui sul on elad Võrtsu ääres või siis kuskil läheduses ja sul on paat olemas, et saad paadiga siia tulla. On oma sadam ja kai olemas. Ja noh, siis on dušš, WC, seal on väike majakene. Kui ma ei eksi, siis minust saab neid välja rentida. Kellegi huvi on. Kai koha saad ka rentida. Split on korralik olemas, saad paadi vette jääda. Rada on seal väikene. Laudtee saad Võrtsu äärde minna, sealt ülevalt üles istlema alla tagasi. Siin on paadisada. Noh, tankla on tehtud siia, varem seda ei olnud. Väike rannakene. Ja noh, praegu me siis oleme Oiul, oleme siin üleval. Alustasime me sõitu selle koha pealt siit. No siit oleme nii palju ära sõitnud. Nüüd on nii palju veel jäänud. Siis siia alla ja siis tagasi siia ülesse. Ja siis on meie matk läbi. Vast õhtul 9 jõuame koju. No, aluspüksid on ka märjad juba, pole vastavad riided seljas. Siis pean ikka kummillikonna selga tõmbama. Ma ei hädalda.
vaata Valmasse seigelda, siis seikluspark kaamera on jälle märg puhtamaks. No veits sai. Valmas on jah seikluspark, et saate tulla seiklama, see on seesama torn, mis ma tahtsin vaatama minna, aga kuna tegu on seikluspargiga, siis me sinna ei roni. No ma vedasin, nüüd hakkavad kruusateed meil pihta ja siis seal peab mingi metsalõik või kunagi veel. Läheme seiklema, aga see oli küll päris äge koht. Valma puhkeküla seal. Ja seal on suur külakiik, kus saab vette hüpata külakiigust, kus tundus küll vähemalt nii kraavi ääre peal oli. Okei, paneme edasi. Vaatetorni mina ronima ei hakanud, kergelt varisemisoht. Lauad olid mädanud ka. Aga see on Tarvastu, oli Tarvastu. Kaevu on sildid ja vaatame, mis asi koht see on. Juba aja kadu. Ma ei ole Siimbu võrdsir on niimoodi seiklamas käinud. Ei teagi neid kohti kõiki. Jah, Tarvastu polder. Ujumiskoht. No kaamera. Tarvastu polderne. Üks meesterahvas läks ujuma käest. No siuke, kas saab grillida ja WC on pandud ja aga oleme mööda seda rattarada, vaatame kuhu see välja läheb. Ma enam aiman juba kuhu ta läheb. Lihtsalt huvitav, et siukses kohas lihtsalt niimoodi rattarada. Aga meie patk jätkub. Seiklen ringi ja oli jõudnud Suislepale ja mööda minnes nägin ära renoveeritud veski, päris ilus. No nüüd jõudsime siia, kus toimub tavaliselt Suislepa paadifestival sellel alal siin. Õigemini seal alal. Aga siin oli joonistatud kaardi peale sild, ma arvasin, et saab ATV-ga ka üle, aga ei saa. Tuleb ikka mööda maanteed minna. Seal keegi möllab ATV-ga.
ja siin toimub Suislipa paadifestival. Jõudsimegi Pikassilda, näeb päike lõõmab, nii hea mõnus on. Nüüd läheme kohe üle väikse Emajõe ja siis me oleme enda poole peal tagasi, kus me kogu aeg sõidame. Aga läheme käime siis tetiraja pealt läbi. Võtame natukene ja siis läheme vaatame metsas, kas on seeni äkki. Kuna vihma on olnud, mets on suht märg. Peaks olema juba midagi. Et paluti minna vaatama. Natuke väsinud, aga ei ole hullu. Sõit on ka pikk olnud. Aga davai, paneme edasi. Mis seal ikka? Väike Emajõgi. Sealtpoolt algab kuskil. Enne kui me lõpetame oma seikluse, oleme me Võrtsu kõige lõunapoolsemas küljes, kus asub siis Vooremägi. Siukene Vooremägi on. See on Vooremäe talu. Linnamägi ehk Vooremägi on see. Vaatame, mis sealt teadete tahvli peal oli, aga enam täpselt ei mäletagi midagi selle kohta. Siin midagi oli. 40, kas ta oli kõrgus, oli äkki ja kõrgus merepinnast on 48,6 meetrit. See on Vooremäel, sellel mäel siin. Üles ronima ei hakka, aga siin on ka grillikoht on, kus saab grillida ja siis sealt läheb väike Emajõe Suudmesse läheb teerada. Olime kõige põhjapoolsemas tipus, nüüd on kõige lõunapoolsemas tipus. Siin on ka siukene puuva saab istuda. Grillida. Siin on siis Emajõe suve. Seal siis on Võrtsjärv kõik. Sellega meie seiklus lõpeb ja
siit me paneme otse koju. Et siit rohkem midagi meil tee peale ei jää sükst huvitavat. Ainult meie rajad, mida me sõidame. Et jah, ütleme jah, et Nõmme on juba enam-vähem kuiv. Vihma pole viimased tund aega tulnud. Päike paistnud ja nüüd siuke seiklus oli täna. Sellise masinaga siis CF600. Hea masin on. 4000 kilti on ees ja ei ütleks, et väga muresid on olnud. Mõned üksikud välja arvatud, et aga nendest saame ka jagu ja aga siis ikka tšau, pakaa ja varsti siis jälle näeme.